Tšau, te vaatate žurnaali ja minuga on täna artist Taavi-Peeter Liiv. Tšau, Taavi! Räägime korraks sinu muusikatee algusest üleüldse, millal see juhtus ja kuidas see alguse sai? Ma alustasin küllalt hilja, ma olin 18 võib-olla täis, enne seda ma mängisin korvpalli nagu niimoodi meistriliigas juba professionaalsel tasemel peaaegu ja käisin spordigümnaasiumis ja nii edasi. Aga 11. klassis, ma võisin siis olla äkki 17, siis ma sain nagu aru, et ma seda nagu tööna küll ei taha vist teha, et ma ei ole selline inimene, et see on... Aga muusika on mulle alati olnud nagu südamelähedane ja kõigepealt ma kuidagi kooris laulsin ja siis kunagi oli selline foorum nagu Rada 7, sealt ma leidsin endale esimesed bändikaaslased ja tegin niisugust ansamblit nagu Galvanic Elephants umbes 5 aastat, kus ma laulsin. Ja kui see bänd läks laiali, siis ma kolisin Tallinnasse ja hakkasin endale nagu selgeks tegema jõumeetoditega, et kuidas nagu lugusid kirjutada. See oli umbes, 5 või 6 aastat tagasi. Kuidas sa seda siis endale selgeks tegid? Kuna mul akadeemilist tausta ei ole, et eks ikka siis nagu läbi YouTube'i mängisin klaverit, kitarri, et proovid teha lugusid lihtsalt kogu aeg, ja kui sa midagi järjepidevalt nagu harjutad, et see on nagu samamoodi nagu skill nagu iga teine, et siis mingi hetk hakkas nagu ka see asi nagu paremaks minema. Kuidas sa kirjeldaksid oma muusikat inimestele, kes ei ole veel sattunud sind kuulama? Ma arvan, et ma vähemalt proovin luua sellist siirast ja vahetut nagu muusikat, et ma arvan, et see nagu siirus nagu selles, mis ma teen, on kuidagi nagu oluline, ja see on niisugune eestikeelne nagu alternatiiv popmuusika. Mida sa muusika loomise juures kõige rohkem naudid? Ma arvan, et ma naudin seda nagu tegemise protsessi, et see on nagu selline, ma ei tea, malemäng või pusle kokkupanemine, et sa pidevalt nagu lahendad mingid probleeme, et ma võin võtta akustkitarri või klaveri kätte ja nagu loo mingi skeleti valmis kirjutada 15 minutiga niimoodi, et ma üldse nagu ei mõtle, mis ongi tihti, kui niimoodi juhtub, siis üldiselt siis tuleb ka väga hea lugu, aga hiljem see produtseerimine ja arranžeerimine on niisugune küllalt energia- ja ajamahukas tegevus, aga ma nagu tõesti naudin seda. Kas sinu jaoks niimoodi sooloartisti ja laulukirjutajana välja tulemine nõudis ka teatavat eneseületust? Mingis mõttes kindlasti, muidugi jah, aga ma raske sellele vastata nagu kuidagi täpsemalt. Nagu selles suhtes, et nagu jah ja ei, et kui ma mõtlen nagu objektiivselt, siis nagu siin ei ole ju midagi nagu põdeda, aga loomulikult, et ma mõtlesin, et okei, et ma olen nagu mõnda aega nagu plaate mänginud ja hoopis nagu teist sorti muusikat, et kas see on nagu veider või midagi, aga need on sellised nagu asjad, mis tegelikult ei ole pointi nagu põdeda. Iga samm, mis sa teed, annab jälle mingi tõuke, et seda järgmist sammu teha ja niimoodi see kvaliteet ka nagu tõuseb, et kui ma siin ainult nagu stuudios kirjutaksin nagu sahtlisse lugusid, et siis ma arvan, et ma ei areneks ka nagu nii kiiresti.